kui halb, okei. Ma vaatasin rahulikult ja mul lihtsalt nagu mitte ükski asi ei oleks saanud mind ette valmistada selle asja nägemise. Ja, ei, absoluutselt. Praegu on väga-väga kuum sari Stranger Things, sellepärast et lõpuks ometi tuli uus hooaeg. Sari, mis algas 2016, viimase hooaja saime 2022 ja nüüd siis 3 aastat hiljem. 3 aastat hiljem me lõpuks saame teada, mis seal siis lõpuks saab. Mul on siuke huvitav suhe sellega olnud. Ma olen varasemalt üritanud 2 korda seda vaatama hakata ja see on nii kohutavalt igav olnud mu jaoks, et ma olen nagu esimese episoodi peal väga ruttu alla andnud. Aga nüüd tänase jaoks ma siis pingutasin, vaatasin läbi recap'id nii-öelda seasonitest ja ma pean ütlema, mul tekkis huvi esimest korda, sest et see oli kõik nagu kiirendatud, kõik oli palju põnevam ja tänaseks ma ütleks, et mulle meeldib väga. Meil on praegu 4 episoodi väljas ainult, kui mingi 26 või 23 nüüd tuleb 26, jah, tuleb uus välja, aga need 4 vaatasime ära ja kohe räägime, mis me arvame. Ei no mul nõudsid! Miks see linn karantiinis on küsimärk? Kohe alguses ma olin väga segaduses sellega, et kes see laps on ja miks ta on üksi metsas. Ta ronis kuhugi puu otsa ja siis see mingi koll tuli järgi ja ta hakkas sinna teise puu otsa hüppama. Ja siis ma mõtlesin oma peas, et viitsi vaadata seda, see ei ole realistlik, et ta nüüd nagu teeb selle hüppe ära ja siis ta kukkus täie alla, ma olin nii õnneliks. Mul käis umbes sarnane protsess peas, mis minu probleem on olnud nagu varasemalt Stranger Thingsiga, on see, et nagu, kui need asjad on liiga ebarealistlikud, siis mul on nagu natuke raske acceptida seda. Mina mõtlesin selle lapse juures seda, et äkki see oli nüüd mingi koht, mis mul vaata nägemata jäi, mida recap'is nagu ei rääkinud, on ju. Aga see vist oli kõigile, ma saan aru uus info. See on siis nagu vist kõikide episoodide kohta, aga oh my god, kui palju neid product placement on. See Gatorade, Coca-Cola, Dr. Pepper. Ei saaks rohkem obvious olla, et see on reklaam. Gatorade for Elle's battery. Don't say Gatorade? Let me go. Sure thing. Kui halb, okei. Issand, kui huvitav, et ma nagu niimoodi see ei häirin mind nagu vaadates episoodi, aga kui sa niimoodi eraldi näitad klippi, siis reaalselt nagu reklaam. See tüdruk töötas seal raadios on ja siis nendel oli välja mõeldud mingi nagu märguanne, et nüüd kui see mingi laul tuleb, siis nad vaata kõik hakkasid mingi kirjutama mingid värke-särke. Et see mulle täiega meeldis, kuidas see oli mingi läbimõeldud ja seal olid mingid väiksed mõistatused ja siis need kõik pidid nagu need õiged numbrid sealt välja võtma. Loomulikult mina selles plaanis midagi aru ei saanud, aga mul oli tore seda vaadata. See raadio nagu aspekt oli minu jaoks huvitav, sest et nii palju, kui ma enne nagu recap'e vaatasin, siis ma tegelikult ei saanud absoluutselt aru, et kes need nagu olid, kes seal raadios töötasid või nagu kuidas nad teistega seotud olid. Aga siis nagu alates sellest hetkest, kui näitas neid seal raadio kontekstis, ma nagu hakkasin aru saama, et okei, nad on mingid olulised tegelased ja kuidagi nagu rohkem avanes see nende sisemaailm ka. Mul siin esimeses episoodis on väga palju vingumist, ma luban, et teistes nagu nii palju ei ole. Käed. Täiesti selle verise lögaga koos on, jah. Võtab selle maski endale ära, katsub seda ilusti on, jah. Ja siis mind häiris see. Siis veel, ma tahaks väga teada, mis loogikaga see tehnoloogia neil seal töötab, et kuidas nad saavad selle mingi raadiosignaali kuhugi teise dimensiooni. Jällegi täiesti lamp, aga mind lihtsalt huvitab ja ma tahaks teada, kuidas see nagu loogiline on. Nagu see on cool, aga... Aga seda ei olnud mingi varasemates seasonites nagu seda me ei tea. Ei mäeta. Võib-olla oli. Jätke meile kommentaarides teada, kas me tegelikult peaks seda teadma või ei. Võib-olla see on mingi meie probleem. Ja. Väga palju asju siin on meie probleem lihtsalt. Alustan siis jälle vingumisega. Algas sellega,
et see väike tüdruk, koll tuli laest onju, katusest läbi, hakkas teda röövima. Kas sa tahad mulle öelda, et ema, kes on vannitoas sealsamas majas, ei kuulnud seda, kuidas katust tõmmati ära ja su väike laps röögib täiest kõrist. Teiseks, ta isa oli maja kõrval õues, mängis golfi. Jällegi sa kuuleks, kuidas su majal võetakse katus pealt ära. No muidugi lõpuks see isa vaata ka midagi kuulis ja reageeris, onju, aga see oli nagu väga hilja. Üldse terve see katuselt sealt sisse tulemine, see, kus nad vannis peitsid, see, kus nad nad tõesti ohverdasid selle isa, see oli nii naljakas minu arust. Jah, täiesti suvalis. Aga üldse terve see sektsioon, kus ta lõi selle veinipudeli roosiks ja hakkas kaklema sellega, see oli nagu täiega lahe, täiega lahe. Pärast seda veel, et ta sai nagu viga ka, see ema, et jälle mulle meeldib, see ei olnud siuke mingi ma olen kangelane, ma olen ema, ma päästan oma tütre ja koll saab surma. Ei saanud. Ema sai rämedalt peksa. Siuke märge mul 45-28 ju soolikas sein. Järgmine noot. Ma ikka ei tea, miks sõjavägi seal on. Ilmselt me saame teada selle eelmistes seasonites, aga see oli 3 aastat tagasi, okei. Jaa, hea point, jah. Ja noh, tegelikult ka nagu hooaja mõttes nagu väga hilja, onju, hakkas nagu selguma kogu see seos seal, et mida nad seal teevad, onju. Vecna, see inimvorm, see Henry onju. Oh my god, mis pedo vibes. Jaa, on küll, jah. Väga hull. Jällegi hea, et ta on nii hästi nagu kirjutatud ja see näitleja on valitud, et ma nagu tahaks läbi ekraani teda peksta. See lihtsalt see tähendab, et see karakter töötab nagu. Ja samas ta nagu nii huvitav, et tal ei olnud vaata lisatud nagu mingeid siukseid nagu otseselt vaata väga ilmselgeid asju, et mingi ta on pedofiil, vaid ta nagu tundus tegelikult siuke pealtnäha nagu tore ja hea inimene, aga kuidagi see kogu loo kontekst jätab selle nagu õõvastava tunde, et midagi on nagu väga off, onju. Telia TV-ga on talvehooaeg tõsiselt meeleolukas. Ekraanile jõuavad rahvusvahelised menukid. We end this once and for all. Together. Kodumaised originaalsaated. Närve kõditavad õudukad. Ja kaasahaaravad spordiülekanded. Kogu sisu ühest kohast, igal ajal, igas seadmes. Telia. Kolmanda episoodi kohta on mul ainult Dustin puuris Bemmi katusest läbi ja mul jäi süda seisma, vaene E23. Ma arvan, see tunne võis paljudel olla. Ja tegelikult lõpuni välja, ma isegi ei saanud aru, miks see nagu vajalik oli või kas seda ei saanud nagu muud moodi lahendada. Ma arvan, et nad tegid seda ainult selle jaoks, et me ei räägiks sellest. Ja reaalselt see tundub küll veits siuke asi, et paneme selle sisse, et see tekitaks mingit kindlasti, kus juures nagu mingid autohuvilised on mingi oh my god, see on perfektses korras nagu siuke antiik auto. Oh my god, kuidas nad tegid seda, nii et hea marketing. Aga siis terve see koht, kus nad hakkavad seda perekonda seal uimastama selle koogiga. Esiteks, mul juba siis nagu eos oli küsimus, et kuidas nad sellest ennast välja vingerdavad pärast, et kui nagu terve perekond ärkab kusagil, ma ei tea, kus kohas narkouimas ja näevad, et neid on röövitud. Nii, see oli juba hull. Aga siis see tüdruk ei söönud seda kooki ja talle löödi süstal selga. Me nägime selle vaata poisi ärkamist sellest mingi uimast, onju. Aga ma oleks tahtnud näha hullult nagu, mis reaktsioon nendel vanematel on, kui nad nagu ärkavad ja neid on mingi kidnapitud. Ja, sest me praegu läksime sellest ju täiesti mööda. Ja, nad nagu olid täiesti ilmselt unustatud. ei saa järgmises episoodis ka teada. Ma ei usu jah, tõenäoliselt inimesed unustavad selle aja peale ära, nagu et nad olid seal. No vaata, ma arvan, et see skript oli kirjutamises ja siis oli mingi meiesugune intern, kes oli mingi boss, kuidas mis nad teevad pärast, kui nad ärkavad, siis see main vend oli mingi mees pohhu nagu. Paneme edasi lihtsalt. Ükskõik mismoodi nad oleks vaata ärganud, siis see oleks tekitanud nii palju uusi probleeme seal sarjas, et lihtsam oli nad lihtsalt jätta sinna magama ja ära unustada nagu. Nii, ja siis tuli Max tagasi. See mulle meeldis, see on see Ginger.
ja see oli mu lemmikkoht vist kõigi nende nagu 4 episoodi juures. nagu lõpuks. ja see oli vaata asi, mida nagu mina vähemalt üldse ei oodanud. Nagu ma ootasin kõike muud, mis seal nagu võib juhtuda, aga see, et Max seal on, see oli mega šokker nagu. See ei ole ainult 4. kohta, aga see Steve, see on see mulletiga, see veits vanem poiss ja siis Dustin, mulle üldse ei meeldi, et nad beefivad. Nii palju, kui ma otsisin ja aru sain, siis see Steve peaks olema 21 ja Dustin on 17. Miks sa 21-aastasena beefid alaealisega? Mulle üldse ei meeldi see nagu nende see vaidlemine, kaklemine ja torkimine, see on nagu nii ebavajalik minu arust. Ma olen nõus, et see nagu ei andnud mitte midagi juurde tegelikult kokkuvõttes, et ta oli nagu mingi aja täide ja koha täide, onju. Ja täpselt seesama nagu mingi ebaloogiline seos jälle, et reaalses elus, kui palju me nagu näeme seda, et nii suure vanusevahega inimesed üldse nagu kuidagi lävivad oma vahel, onju. Peenise nalju oli väga palju. Siis kui ta hakkas sellest plaanist rääkima, et jah, seal on 3 karakterit, seal on see ja Dick. I like Dick. Hihi, ei mitte niimoodi. Ja siis nad on seal tunnelis, seal maa all. Mingi puurim, Oh, did you hit the Dick? Yeah. I hope it's not too hard. If it is, I'll soften it. Ja ma olin lihtsalt nagu... Ja, see nagu ei tööta. Ma üldse ei saa aru enam nagu, mis vanusele tegelikult see sari on suunatud. Kas see oleme meie? Kas see on nooremad? No siukse nalja põhjal ütleks, et nad sihivad nagu väga noort vanusegruppi pigem, onju. Aga siis seal vaatab mingeid muid asju, mis seal sarjas toimuvad ja see ei ole nagu üldse noortele, onju. Siis mul tuli isegi üks pisar. Pean tõdema, viimases episoodis Eleveni ja selle Jimmy mingi siin oli. Mina vaatasin seda 2020 on ja kohe 6 aastat tagasi ja me oleme nagu päriselt näinud, kuidas need näitlejad on üles kasvanud. Et kui ma alguses vaatasin kunagi, siis ta oli reaalselt laps ja nüüd ta on vägagi täiskasvanud inimene ja mul oli nagu korraks nagu mingi side peaaegu, et see on nii armas. Need, kes vaatasid 2016, sellest ma ei hakka isegi rääkima. Aga kui mul on nagu selle nii-öelda 5-6 aastaga on juba siuke mingi süda, nagu see oli lihtsalt nii armas ja see oli... Ma näen selles mõttes, et seal nagu võib tekkida see side kuidagi. Kui me nüüd siin kaalusime, et äkki need peenise naljad on nagu pigem lastele suunatud, siis nagu siin ma vaidleksin kohe vastu, et see ei saa olla sari lastele. Mul oli, nagu ma vaatasin rahulikult ja mul lihtsalt nagu, see oli mu reaktsioon. Okei. Oh my god. Ma vist ei pannud seda tähele ise katsa. Nagu, are you kidding me? Okei, see on räige, jah. Mitte ükski asi ei oleks saanud mind ette valmistada selle asja nägemise. Ja, ei, absoluutselt. Ja no mina pean üldse ütlema, et ma nagu kogu seda seriaali vaatasin nagu öötundidel ja mu jaoks see kõik oli nagu nii ebameeldiv ja siuke, kui ma pidin nagu teise tuppa minema midagi tegema, siis sul on vaata see, et nagu kas nüüd keegi hüppab välja kuskil, et kuidagi väga ebamugavust tekitav on tegelikult kogu see seriaal, et selles mõttes ma ei kujuta ette, et ma oleks nagu mingi väga väikse lapsena vaadanud seda. Ja siis... lõpuks see oli nii lahe minu jaoks, et Will hakkas neid mingi asju tundma ja ta õppis seda nagu, et okei, ma saan nüüd aru, mis ma nende nagu mingi oma veidrate võimetega teen. Ja see viimane koht, kus ta ma olin mingi hell yeah, see oli nii lahe. Ma olin nagu päriselt, ma olin mingi kui tore. Tead, ta on kinda seksikas, ma hakka vaatama nagu. Nii hakkab ikka. Tead, mis mul oli sellega? Mul oli see, et ma oleks nii väga tahtnud, et nad oleks nagu selle nii-öelda lahenduse jätnud vaata peale seda pausi, kui nüüd tulevad järgmised episoodid. Sest et mu jaoks korra oli see, et ma mõtlesin korra vaata, et see lõppeb nüüd nagu selle koha peal, kus ta need koletsid hakkasid nagu ründama neid. Kõiki tähtsaid inimesi. Ja siis minu arust oleks võinud olla nagu paus. Sest see oleks nagu kasvatanud seda huvi nii palju rohkem ja motiveerinud mind nagu uuesti vaatama. Sest nüüd mu jaoks on veits see, et ma juba nagu tean tegelikult, mis nagu lahendus oli, onju. Ja ma väga ei näe nagu kuhu see edasi nüüd nagu ülipõnevalt võiks areneda, onju. Aga ma olen nõus, et see oli nagu äge, onju. Mulle lihtsalt meeldivad kõik väga siuksed
lihtsalt õnnelikud lõpud ja nagu see lasi mul rahuliku südamega magama minna. Jaa, seda küll. Ja tead, minul tekkis see mõte, et miks sellel tegelasel on need võimed niimoodi kontrollida neid. Et mul nagu korra teeks see teooria, et äkki ta on ka üks neist, kellel on see number vaata randme peal ja keda seal mingi kuidagi... Ta on esimene, kelle Vecna ära varastas kunagi. Et sellepärast puhtalt või? Jah. Okei. Sest et ma lihtsalt mõtlesin, et vaata need nagu, kes seal, kuidas iganes see nimetati, mida labor, aga mis see oli, on ju. Et kuna seal kõigil olid nagu nii sarnased need võimed, kuidas nad kontrollisid kõike oma kätega, siis mul oli nagu korra see, et miks need nagu nii hästi linkivad omavahel need oskused, on ju. Ma ei jõudnud isegi selle peale mõelda, et oota, aga miks ta saab niimoodi teha. Yeah. Aga noh, ma arvan, et nüüd nad siis hakkavad seda selgitama. Ma tahaks ka ja arvata, et see on nagu... Ma tahaks, punkt. Aga minu arust on üldse veits olnud nagu Stranger Thingsi asi, et meil jäävad nagu mingid otsad lahti lõpus, on ju, või noh, nad viskavad tihti nagu mingi asja lõppu, mis on siuke, et tahaks teada, miks see nii oli, on ju. Ja siis minu arust, kui nagu sari jätkub, see on täiesti unustatud. Noh, sama nagu vaata, minu arust oli näiteks, kui season 4 lõppes, siis minu arust nagu kõige põnevam oli see, et miks mingid valgeid helbeid hakkas sadama, on ju. Ja mul oli nagu terve aeg see küsimus, ma nüüd tahan teada, mis see oli, et kas see on mingi ülisuur, mingi nähtus, mingi väga põnev asi ja kuidas nad lahendasid selle season 5 alguses oli see, et see oli lihtsalt lumi kevadel põhimõtteliselt. Et nagu seal on nii palju potentsiaali teha sellest midagi ägedamat, on ju. No loodame, et kõik meie küsimused, mis praegu on, kus on see pere ja miks Willil on võimed, vähemalt, äkki need vähemalt saavad oma vastuse. No loodame, selles mõttes, et see oli alles tegelikult 4 episoodi, et selles mõttes on huvitav, et palju sealt nagu edasi tuleb selles hooajas, on ju. Ja praegu on täpselt see, et ma ei kujuta nagu üldse ette, kuhu see sari edasi läheb nagu. Aga andke teie kommentaaridest teada, mis nüüd hakkab juhtuma, mis selle seasoniga on üldse võimalik teha ja andke seda ka teada, et kus see perekond teie arust on ja mis nemad teevad, kui nad lõpuks üles ärkavad. Ja kes teab, võib-olla kui kõik episoodid on väljas, siis me kohtume siin uuesti ja vingume veel pool tundi järjest. Aitäh! Aitäh!